reeglite järgi. aga ega muidu diktaatoriks ei saagi. Või vastupidi. Või vastupidi. Ma ei tea muidu, milleks ei saa vastupidi. Kui ta hakkas rääkima seda, et kõik Põhja-Korea elanikud peaks endale sellise samasuguse soengu tegema nagu tal, siis ma mõtlesin tükk aega selle peale, kas ma peaksin enda selle tegema või ei peaks. Niisugune paks poiss ja siis on niisugune tukk on siin lihtsalt niimoodi. Külgede pealt on niisugune kiilakas. Aga tegelikult on see hoopis NATO soeng. Vaata, NATO-lastel on kõigi niimoodi siit äraetud ja pea pealt, aga tema on nii ka ümmargune, et NATO-lane olla lihtsalt. Ja siis mõjub see lihtsalt kinnilikult. Üldse nagu tegelikult selles mõttes on nagu naljakas, et Aasias nagu väga palju on, või mul on mingi stereotüüp, et Aasias nagu väga palju pakse inimesi ei ole, enja. Või noh, ma ei... Pole lihtsalt hea kõige paljud. Jah, need, kellel hea elu on, need kipuvad küll. Jah, et samas ja siis kuidagi Kim tundub nii naljakas nagu seal. Ta peaks kas või stiili pärast olema kõhna. Aga see juuste šokolaadi arvestada. Juuste šokolaadi. Väidetavad selle ma ei tea. Ei armasta. Magusalt ma sain üldse ainult siin Lokva raamatukogus 6 korra. Siis pakutakse kommi. Nii, aga põhimõtteliselt mina, kes ma olen jällegi kogu aeg toonitan seda, armastan ikkagi täpsust. Kell on 6 läbi juba paar minutit. Et saamast need, kes tulevad, need tulevad. Ja hakkame siis peale oma mingi sellise... No ega midagi, jah. Ei, ma ütlen Luunja kultuuri neljapäevaga ja ma tahan toonitada nüüd seda, et järgmine kord on meil siis, täna on meil Valdur Mikita, et järgmine kord on meil siis Allan Vainola ja tema lastekirjanikust abikaasa. Palun öelge eesnimi nüüd. Kätlin Vainola. Et Kairit küsis mu käest juba väga konkreetselt, et millal lõpeb see šovinism ja et millal me näeme mõnda naisautorit. Et nüüd näete järgmine 20. novembril. Aga alaku meie kultuuriprogramm. Oi, ära räägi. Jäime tõesti kimpu nii, et Toomase prognoos, et kell 2 täiesti vist võib paika. Hakkame kohe pihta. Uur oli pühamuu. Teadus on eelkõige sümbiootiline fenomeen. Me kasutame mõtlemiseks teiste inimeste teadust. See on nagu mingi metasüntaks, kõrgem vägi 15 käänek, mis soovite. Iga üksik inimene on teatud mõttes parasiit. Ta toitub suurelt jaolt sellest, mida teised enne teda on mõelnud ja öelnud. Inimene peaks nihutama mõtlemise fookuse indiviidi keskselt tajumisviisilt lähevalt teadvuse kesksele mõtlemisele. Nüüdise inimene on kogu oma mõttesüsteemi üles ehitanud inimese elueale, mis on umbes 70 aastat. See on ränk eksitus. Inimene peaks tundma ja identifitseerima end osana teadusest, suure tähega teadusest. Kelle eluiga on vähemasti 50 000 aastat, kelle sünnilugu algab inimese Aafrikast välja rändamisega ning keele ja sümbolilise mõtlemise tekkega. See oli erakordne hetk, tohutu muutus, sest just keel sildas erinevate indiviidide mõistuse. Ma katsun lühemalt teha, võtan niisugune katkentlikult lõike siit ja lõike säärt ja kandu lihtsalt see jääme omale aegadega jälgi. Ja edasi hüppan kohe, nagu öeldakse, et vahest ongi Eesti üks neid salapäraseid paiku maamunal, kus see 50 000 aasta vanune eluvorm hakkab ennast vähehaavalt tunnetama. Just siin saab toimuma esimene metateadvuse läbilöök. Lotman ja Masing tajusid selle ligiolekut, me peaksime oma aju selleks plahvatuseks ettevaatlikult valmis seadma. Paljud arukad inimesed lasevad oma mõtteajapikku liigselt kodustada. Kuid inimene peaks iga hinna eest alal hoidma metsikut mõtlemist. Lonks perifeeriat ühel sumedal augusti õhtul, kui ritsikad ja teravad servaga kuu on teadvuse õhukeseks saaginud ning siis on minek. Niisiis tuleks Eesti metsad puhastada mõtlejaile. Võttes arvesse eelnevalt tuleks hakata väheol vanades palumännikutes looma Uurali pühamut, metsikut teadvuse kaitseala, teadmiste sülemet, mis annaks piisavalt toitu sellele müstilisele olemusele. Nii, nüüd hüppame eest otsast kohe tahapoole otsa ja märgime ära, et maailm sünnib inimesest 2 paralleelse tõelusena. Üks on peidus tema psühhofüsioloogilises minas, juhtumärkides on see minas. Teine omandatakse kultuurist. Selles tähenduses on inimene topeltreaalsuse sünnitis. Kõik inimesed on süvaolemused autistid. Küsimus on pigem selles, mida me selle endasse suletud maailmaga elus peale hakkame. Kuniks puuduvad head vastused, tuleb nõustuda õpetatud meestega, et inimesest on uuritud pigem seda osa, mis teeb meid sarnaseks rotiga, hoopis vähem aga seda külge, mis meid temast eristab. Seda ongi palju keerulisem uurida.
nii, ja nüüd siis läheme, nagu öeldakse, Eestimaa lähedase mineviku kallale. Eesti oli Nõukogude Liidu tuumavõimsuse arendamisel üks tähtsamaid strateegilisi piirkondi. Maailma võidurelvastumisega erijad toovad üsna otse ka Eestisse. Stalini isiklikul korraldusel rajati Paldiskisse mereväebaas. Selle infrastruktuuri pinnal loodi 60. aastat lõpul Tallinna külje alla hiiglaslik Nõukogude Liidu tuuma-allveelaevastiku väljaõppekeskus. Esimene tuumareaktor võimsusega 70 megavatti käivitati Eestis 1968. aprillikuus. Teine tuumareaktor võimsusega 90 megavatti alustas Paldiskis tööd 1983. aastal. Mõlemad reaktorid töötasid neil laulva revolutsiooni. Nii, Paldiski väljaõppekeskusse ehitati Nõukogude tuuma-allveelaevade Echo ja Delta elusuuruses maketid. Tegelikult olid need oma loomult õppestendid, kuid ilmselt mõne kõrgema ohvitseri geniaalse mõttevälgatuse tulemusena tehti need seevõrd loomuruuded, selleks ehitatigi allveelaeva maketidesse täiesti reaalselt tuumareaktorid. Nii, kuid ja siis veel siin kohe märgime ära, et näiteks Sillamäel toodeti kokku üle 100 000 tonni uraani, mis moodustas enam kui viiendiku kogu Nõukogude impeeriumi loodud tuumavõimsusest. Toorainet toodi kaugelt sinna kohe isegi. Kuid see oli alles väike osa Eesti pinnal asunud Nõukogude tuumaarsenalist. Eesti pinnal asus teadulevad kokku 57 raketibaasi enam kui 1300 raketiga. Enamik neist olid küll õhutõrjes kasutatavad lühipaarraketid, mis polnud mõeldud tuumalõhkepeade kandmiseks. Stardivalmis tuumaraketti oli Eestis 9 raketibaasis, kokku 36. Need olid võimsad megatonnise lõhkevõimsusega ballistilised R-12 tüüpi kaugmaaraketid, lennunkaugusega üle 2000 kilomeetri, millega oleks saanud maa pealt pühkida terve suur linna. Selleks nad mõeldud olidki. Eestis asuvate rakettide kirgul olid mitmed Lääne-Euroopa imperialistlikud ütlemises metropolid. Osa Eestisse paigaldatud kaugmaa rakette kandis ka termotuuba pomme, nad on need vesinikupomme. Peale stardivalmis tuumarelvade asusid Eestis mitmes paigas veel märkimisväärsed tuumalõhkepeade varvud, mida oleks vajaduse korral saanud kiiresti rakettide külge monteerida. Näiteks paiknesid Tartus Raadi sõjaväe lennuväljal Backfire tüüpi raske pommitajad, millest igaüks võis kanda kuni 3 tuumalõhkepeaga varustatud tiivraketti. Tiivrakettide angaare võib Raadi lennuväljal siiani uudistada tuumalõhkepeade laduasus, kui Tartus veidi eemal Luunja metsades. No teate küll kõik vist. Lühikest aega jõudis seda raske pommitusväeti viisi juhtida ka Tartu garnisoni ülem ning hilisem Ičkeria Tšetšeeni vabariigi president Šahtar Tutajev. Vaevalt, et maailmas on kunagi olnud mõnda teist sellist rahumeelset akadeemilist linna, mille ülikooli peahoonest mõne kilomeetri kaugusel laiutaksid tuumalõhkepeade angaarid. Ja siis veel üks niisuguse tuumalaine pikkusel lugu. 7. märtsil 1968 üritas Nõukogude allveelaev K-129 tulistada tuumaraketiga Pearl Harbori sadamat Hawaii'l 1968. Hawaii'l Honolulu saarel kavatsusega tõenäoliselt imiteerida Hiina allveelaeva rünnakut USA mereväebaasile. Ilmselt tuli aga vahele jumala sõrm. Tuumarakett kiilus allveelaeva väljalaskesahtis kinni ja plahvatas enne, kui tuumalang jõudis aktiveeruda. Allveelaev murdus pooleks ja kogu meeskond hukkus. Kui see diversiooni akt lõppenud edukalt, oleks USA väga tõenäoliselt andnud Hiinale vastulöögi, millele Hiina oleks vastavalt oma kaitsedoktriinile vastanud. Samaga eeldused kohaselt oleks pidanud tuumasõjast võitjana väljuma Nõukogude Liit. No ma mõtlen, et vist nüüd aitab sellest teie hirmutamisest ja ma võtan siit mõned järjepaberid vahelt välja ja annan siis, nagu öeldakse, õrnemale daamile sõna temast, et loeb midagi vähe viisakamat ja mõistlikumat, mitte nagu mina siin nagu öeldakse. Asuu siiski ikka üks väike lõik, vaata mitte ei saagi praegu selle vastu panna. Asjad, mis ei tule kunagi tagasi. Kartulikoopad, linaleotiigid, kuhjavardaga suured heinasaod, piimapukid, kooguga kaev, lakapealsed maakeldrid, valgepearätid, memmed, Eestis šerpad, kes tassivad seljas vana palakas sisse mässitud heinasaadusid, leekornitõuga õuekanad, kahelt poolt praetud munad, soolaliha, niitmata ein. Kogu see Eesti kultuuri traditsiooniline mikrokeskkond on juba kaugel minevik. Nii, väike lõik veel sellest, mille pealkiri on Buda ja Brežnev. Kõik algas igatsusest värviliste lääne kiljakottide järele. Sügaval Brežnevi ajal oli Soome või isegi Ida-Saksa päritolu plastikaatkott omamoodi vabaduse sümbol. Sealt saadik algas ida-eurooplaste vaikne ja pöördumatu transformatsioon kileinimesteks. Hiina plastmass tungib kõikjal, isegi sajandite vanune heinategu vandus viimaks alla plastivõidukägule. Puust rihapulkade ja heinakuhjade asemele tulid kuidagi märkmatud plastrihad ja hirm koledad valgest kilest heinarullid.
oriendi tumedam pool rullib meist üle vaikse pudanaeratuse saatel. No vot, no nüüd ma vist küll mõtlen, et peaks piirduma sellega, muidu läheb asi natuke käest ära. Ja proua Sats nüüd jätkab siit. Aitäh! natuke. Barbide ja kaltsunukkude sõda. Seda, mis maailmas praegu toimub, võiks nimetada barbide ja kaltsunukkude sõjaks. Maailmas käib sümbolite suur isamaa sõda. Ilmatud korporatiivsed sümbolsüsteemid õgivad vaikselt ära rahvuslikud kujundid. See pealetung on ülimalt agressiivne, sest meedia toitub ju lõppkokkuvõttes korporatiivsest rahast. Turundus põhineb suuresti militaarsel terminoloogial. Taktika, strateegia, missioon on turunduskeelde laenatud otse sõjandusest. Kõik see vaesestab vähehaaval maailma, muudab inimkäitumise ühetaoliseks ja väärtushinnangud lamedaks. Targa inimese missioon võiks olla liituda partisani salkadega, kes pidevalt ründavad tsentris asuvaid sümboleid. Just sümbolite sõjas otsustatakse tegelikult rahvaste saatus. Meil peaks olema oma strateegia kaltsunukkude kaitsmiseks. Peaksime turvama oma märgivaramut. Kuid selleks on vaja esmalt teada, millised need meie märgid üldse on. Milline on Eesti kultuuri märgiline olemus. Eesti on tegelikult hullupööra rikas oma sümbolkapitali poolest. Ja veel üks lõik, Eesti kultuuri analüüs Muumitrolli meetodil. Eesti kultuuri võiks ette kujutada kui muumitrollilikku pilti ühe suure lõkke ümber tantsivatest eriskummalistest olenditest, kellest osa armastab soojust ja valgust, teised aga hoiavad arglikult metsahämarusse ning neist on aeg-ajalt näha üksnes hiilgavad silmad. Lõkketulele lähemal istuvad näiteks Kalevipoeg, Oskar Luts, Verivorst, Vanemuine, Õõtäht ja Jakob Kurt. Varjukujudena satuvad aeg-ajalt valgussõõri Andrus Veerpalu, Vass Kuss, Sipsik, Rukkirääk, Suitsiid ja Reheahi. Eesti märgi tähenduses ei saa ilmaski lõplikult kokku leppida, sest lõkke ei valgusta kunagi kõiki märgiolevusi. Suur osa moodustab siin pigem hubiseva ja nõidusliku hämarolekus kujundite parve. Muumitroll on omamoodi evangeelne tekst. Paljud nõukogude lapsed, nende hulgas ka mina, kuulsid enne Jeesuse ristilöömist orava surnust ülestõusmise lugu Muumitrolli raamatust. See avaldas neile tohutut mõju. Orava asemel oleks võinud olla vahest isegi lendorav ja ta võinuks otse taevasse lennata. Kuid Soomes on lendoravaid vähe ja nii ei saanud Tove Jansson neile ka ülemäära panustada. Aplaus! Ma ei ole seda kunagi teinud, aga ma nüüd seda teen. Ma kuidagi avastasin, et ma ei ole kunagi neid Valdur Mikita neid luuleraamatuid näinud, et ma olen teile ühe luuletuse kätte. Kirjuta sõber. Kui sa oled väsinud, kirjuta ole nätt väsinud komm. Kui sa oled pikk, kirjuta ole nätt pikk komm. Kui sa lähed peale, kirjuta lähe nätt peale komm. Kui sa võtad vastu, kirjuta võta nätt vastu komm. Kui sa oled munajoodik, kirjuta ole nätt munajoodik komm. Kui sa alles õpid, kirjuta alles ät õpin komm. Kui sa varsti abiellud, kirjuta varsti ät abiellun komm. Kui sa tapad kärbseid, kirjuta tapa nätt kärbseid komm. Kui sa magad, kirjuta ma ät magan komm. Kui sa ostad aiakäru, kirjuta ostan ät aiakäru komm. Kui sa usud Jumalat, kirjuta usun ät Jumalat komm. Kui sa tahad kommi, kirjuta ma ät tahan komm. Et tere siis, et Valdur, kõigepealt 2 traditsioonilist küsimust, et mis tunne on, kui sul niimoodi ette loetakse su enda teksti? Väga hea tunne, ma olen väga tänulik tegelikult, et võtsite vaevaks seda teha. Ma olen viimase aasta jooksul päris palju ringi käinud ja mõtlen, et mitte keegi ei ole mulle kunagi oma raamatut ette lugenud. Et see selles mõttes on tõesti selline uus ja unikaalne kogemus ja mulle see väga meeldis. Et aitäh. Teine küsimus on see, et kui ma ütlen sulle Luunja,
mis sul assotsieerub sellega? noh, sealt raamatust, eks ole, ma juba kuulsin, eks ole. no ma tunnistan, ega minu kodupaik on ju Mulgimaal, ma olen tagastuspärit käinud Suislepa mõisakoolis siia, noh praegu elan Vara vallas, et siia ma olen tegelikult ju tulnud alles aastat 6 tagasi. no küll ma tunnistan, et need kuulsad välgimetsad olid mulle tuntud juba üsna ammu. aga selles mõttes ütleme nii, et olen võõral maal sissetungija. aga ma mäletan, sest lingvistilises metsas oli ka pööratud tähelepanu ema ja suursoole. et sa isegi kuidagi seal proovid, see mõte, ma ei suutnud seda enam üles leida, et mulle jäi meelde see, et sa seda ema ja suursood kuidagi eriti nagu, andsid talle erilise tähenduse, et ta võiks olla praktiliselt Eestimaa nagu umbes keskpaik või midagi. ma mäleta, aita mind natukene. ma arvan, et see vist oli selline laiem mõte, et ma nagu veeretasin sealt mõtet, noh teinekord tekib selline lihtne küsimus, et noh, kui me vaatame, et kui oluliselt strateegilisel maanurgal me elame, et noh, kuidas on see võimalik, et noh, nagu Eesti rahvas, eks ole, püsis niimoodi sajandeid ja sajandeid nagu 1000 aastat ühes ja samas paigas, et noh, siin peab olema mingisugune noh, ütleme selline mõistatuslik asi ja noh, üks milleni mina nagu jõudsin, on see, et me kuidagi oleme olnud nagu vetevaimude kaitse all, et ütleme kahelt poolt, eks ole, kaitseb meid meri ja siis kui me vaatame Peipsi taha, kus see, nagu see kõige suurem oht on tulnud, et seal on, keegi on selle kohta ka öelnud, et selline varjaagide vahevöö, et sellised põhjatud sood ja Peipsi järv ja kui me läheme sinna nagu Liivimaa poole, siis seal on ka niisugused paksud laaned ja metsad, et tegelikult läbi Kagu-Eesti tuleb selline maakõrgendik, kus sisuliselt saab nagu sõjahobusega ratsutada. Aga see, miks ikkagi lõunaeestlased ka vähemalt Liivisaares ellu jäid, oli see, et see maastik oli nii hullumeelne, et keegi ei suutnud neid inimesi maha tappa. No, ma arvan, et see ema ja suursoo äkki oli selline kummardus nendele vanadele vetevaimudele, mis on osa sellest varjaagide vahevööst. Ja siis muidugi teine mõte, et kuidas Põhja-Eesti ja Lõuna-Eesti üldse kokku said, et kuni 19. sajandi lõpuni, ma täpselt ei tea, millal see Tartu Kivisild ehitati, aga sisuliselt oli see ainus koht, kus sai üle selle nii-öelda Ürg-Emajõe. Et Ürg-Emajõgi on see siis, mis algab, eks ole, nagu Peipsist ja lõpeb siis nagu Pärnus. Et noh, ilmselt ümmarguselt 1000 aastat tagasi oli laevatee või laevatatav ja need üksikud ülekäigukohad, sinna tekkisid linnad, Tartu, Viljandi ja Jõesuudmesse siis Pärnu. Et noh, kui see areng oleks läinud loomulikku rada pidi, siis oleks lõunaeestlastest pidanud saama omaette rahvas ja põhjaeestlastest omaette rahvas. Aga noh, ütleme täna taevale, et me kokku saime. Huvitav. Et lähme nüüd algusesse, et selle lingvistilise metsani me veel jõuame ja positiivse rahvusluseni. Aga ma avastasin sellised raamatud nüüd, et ütleb, võib-olla see üldse kuidagi niimoodi natukene nüüd, ega ma sealt Wikipediast nagu targemaks väga ei saanud. Et üldse seda sihukest, ma saan aru, et sinu põhitegevus on tegelemine teadusega. Või nüüd peale seda, kui sa oled kirjutanud bestselleri, ei pea sa enam üldse midagi tegema. Saab kodus pikutada ja metsas olla või noh, ma ei tea. Ja ei tunnistan, nagu pensionil ei ole veel läinud, aga selle teadusega no ütleme niimoodi, et ma olen üritanud mida aeg edasi seda rohkem oma elu sellisest mosaiigist ise kokku panna. Et hetkel ma sellise tõsise teadusega ei tegele. Küll ma lõpetasin ülikooli bioloogina, nii nagu Tõnu Õnnepalu ökoloogia botaanika kateedri. Tõnu jõudis seda varem, mina natukene hiljem. Aga ütleme, et sellise kvalifikatsiooni poolest olen ma ökoloog tegelikult. Aga õnnetuseks ma õppisin just sellisel ajal, kui tõlgiti esimest korda eesti keelde selline Lotmani selline tõhus teos, eks ole, kultuurisemiotika aasta oli vist 90. Ja see muidugi paiskas minu sellise nagu bioloogi mõtlemise totaalselt segi. Ja ma lõpetasin küll bioloogina, aga läksin juba kraadiõppesse semiootikasse ja kultuuriteooriasse. Aga hiljem ma olen osaliselt siis nagu leiba teeninud bioloogina, osaliselt loenguid lugenud siin ja seal. Aga ütleme niimoodi, et mind küll paelub teaduslik mõtlemine. Mind paelub selline nagu metoodiline mingisugune võimsus, mis selles on. Aga samas ma ei ole kunagi tahtnud olla nagu väga teadlane või siduda ennast
akadeemilise maailmaga. Sest mulle tundub, et selle akadeemilise maailmaga on midagi lahti. Ja seda ei tunneta mitte ainult mina, vaid on kõnelenud ka päris palju tarku inimesi, et minu arvates, kui see asi edasi läheb, siis sellest teadusest saab pigem selline nagu negatiivne asi, et mulle tundub, et sellised teaduse ja akadeemia õitsajad kuidagi on jäänud nagu minevikku, et teadus ootab mingit nagu väga suurt reformi. Et sealt on minu arust palun täpsusta, ma ei saa sellest praegu aru, see jääb kuidagi abstraktseks või õhku, et mis konkreetselt? Ütleme niimoodi, et miks ta negatiivselt muutub? Ütleme siis nii, et mõnes mõttes mulle selline projektipõhine maailm nagu meeldib. See annab võimaluse ise oma elu sellisest mosaiigist nagu kokku panna, aga kindlasti ei tohi seda rakendada nagu teaduses. Ja minu arvates on häda nagu selles, et teadus välistab endast sellise kreatiivse elemendi, et sinna tuleb juurde nagu vähe loovust. Ühesõnaga teadusest on saanud selline nagu liinitöö. Ja see on üks pool, teine pool on see, et teadusest on saanud liiga suur süsteem. Ühesõnaga need inimesed, kes ülikoolides töötavad, väga paljud neist on süsteemi ohvrid. Nad on väga targad ja andekad inimesed, aga nad on ohvrid. Ja ega ma paremini ei oskaks nagu seletada, et kusagil on nagu väga suur konflikt minu arvates. Tuttav just kuidagi kirjeldas seda, et kuhu on kadunud need õppejõud, et kes umbes näiteks õpetavad arstitudengeid ja siis on ladina keeles umbes tsiteerivad Cicerot. Et nad seal vaevad luulet ja joovad ja nutavad. Et seda nagu enam ei ole. Aga just, see süsteem ei soosi enam selliseid inimesi. Süsteem soosib spetsialiseerumist ja mõnes mõttes, mida kitsamalt sa oled spetsialiseerunud, seda rumalam sa oled. See on nagu loodusseadus, sa kõike ei saa. Aga naljaks on see, et kui sa selle niimoodi sisse tood, et Uku Masing on ja see kirjutab selle raamatu maailmale teoloogi pilguga. Sealt aga kuidagi kirub seda spetsialiseerumist, et just sellele, et võib-olla see on lihtsalt see, et võib-olla mingid sellised inimesed, kes tahavad oma elu panna nagu mosaiigist kokku, on nagu selles suhtes nagu tundlikumad. Et võib-olla see on kogu aeg nii olnud, et seal teadus ongi kogu aeg selline olnud, et aga lihtsalt et ütleme, Masingule täpselt samamoodi on niisugune nagu esseistika sai talle ju saatuslikuks, niisugune kirglikkus on niisugune, et vaenlane on ja et see on, et võib-olla see on lihtsalt nagu see probleem, et sa niisuguse mosaiigi inimesena ei, oled sa mõelnud sellega? Sellele võiks vastata väga mitmel viisil, aga võtame siis lihtsa näite, et kuna ma ütleme sellise dissertatsiooni kirjutasin sellisest veidrast asjast nagu loovus või loovusteooriad. Ma olin siis piisavalt rumal ja ütleme piisavalt selline võib-olla ma mõtlesin, et ma võtan ette midagi suurt ja põnevat. Ja läks tükk aega ja siis ma sain aru, et sellist asja nagu loovusteooria pole üldse maailmas olemas. Ei ole siiamaani ja pole ka näha, et seda lähiaastatel tekiks. Loovus iseenest on ju, ütleme, see teaduse, võib-olla see tõeline see must kast, et me oleme sellest nagu väga kaugel. Aga tänu sellele ma lugesin läbi päris palju sellist huvitavaid asju ja üks, mis mulle alati nagu meelde tuleb, on see, et päris palju on uuritud neid inimesi, kellele on antud Nobeli preemia. Esiteks, neid on põnev uurida, teiseks, neid on piisavalt vähe, eks ole, neid saab kätte ja kõik alati, eks ole, tunnevad hirmsalt suurt huvi nende tulemuste puhul. Ja vaata, sealt tuleb välja üks huvitav asi, et ei piisa sellest, et sa oled akadeemiliselt võimekas ja oled saanud väga hea hariduse. Selliseid inimesi on tuhandeid ja kümneid tuhandeid, eks ole. Ja huvitav kombel eristavad just need, kes on kas mingi hetk vahetanud oma eriala või neil on mingisugune hobi, selline vaimne hobi, mis on täiesti teises universumi servas selle võrreldes, millega ta tegelikult tegeleb. Ja ütleme, et see geniaalsus ikka tuleb sellest perifeeriast. Ta ei tule mitte sellest, et sa oled hea spetsialist, vaid see, et sa oled imelik, kui nüüd eesti keeles välja öelda. Ja ma arvan, et see on see, mis on tänapäeva teaduses nagu puudu, et see spetsialiseerumine nagu hävitab selle perifeeria, kus saaks sündida see uus säde. Mina usun nagu sellesse. Aga miks kohe nii nagu selles mõttes negatiivselt? Et see on lihtsalt mingi praegu üks ajastu märk, et see on täpselt samamoodi nagu jällegi see Uku Masing 30-ndatel kritiseerib seda spetsialiseerumist. Et see on kogu aeg võib-olla lihtsalt mõned inimesed tunnetavad seda mingis ajas, et see on nagu mõned inimesed tunnetavad, et kohe saabub maailma lõpp, et nii kui see kooseluseadus läbi läheb, et siis kohe nagu taevas läheb lahti ja sealt hakkab koledaid asju tulema ja
kohe tuleb veeuputus on ju. Et lihtsalt võib-olla on nagu see siukse, noh, ma proovin lihtsalt kuidagi nagu, noh. Nii-öelda irriteerida. jah, just, et võib-olla see on tavaline. Noh, ütleme nii, et ma olen sellega ka nõus, et mulle tundub, et maailm on natukene parem ja tervem, kui seal on koos mitmeid erinevaid mõtteviise. Ütleme, et hetkel ilmselt mina jääksin kindlaks sellele, et ma nagu võitlen spetsialiseerumise vastu. Aga kui ma tunnen, et nagu 100 inimest 100-st võitlevad spetsialiseerumise vastu, vaat siis ma meelega hakkan rääkima, et spetsialiseerumine on väga hea. Ütleme, see tasakaal on nagu olulisem, eks ole. Et ma olen sinuga päri, et selles ei ole kogu tõde. Okei. Aga tuleme nüüd selle, nagu me saime aru, et see teadus on siis nagu üks osa või selles mõttes, et või... ta on osa minu mõtteviisist, aga mitte osa minu tegemisest. Aga nüüd tuleme nende tegemiste juurde, et see kirjandus nagu, et sellest, kuidas see nüüd nagu pihta hakkas või kus maalt Valdur Mikita mõtles selle peale, et hakkaks näiteks luulet kirjutama või noh, ma ütlen, et ma tegelikult juba vaadates neid raamatuid, neid 2 raamatut olen täiesti üllatunud heas mõttes. Ei ole kunagi neid näinud lihtsalt. Nojah, vaat huvitav on see, et need 2 raamatut on minu, ütleme sellise teadlase või teadustegevuse kõrvalsaadus. Kui ma kirjutasin, esimene asi, mis mul nii-öelda raamatuna ilmus, oli doktoritöö, mis ilmus aastal 2000. Ja siis mul oli selline... Võib-olla sa nimetad selle nime ka? Selle pealkirjaks saigi, ütleme, loovuskäsitluste võrdlus semiootikas ja psühholoogias. Ja siis, et asi oleks teaduslikum, ma panin sinna kreatiivsuskäsitluste võrdlus. Aga eks ta on ikka natuke nooruslik rumalus ka ja see selleks. Aga siis mul oli selline mõte, et kuidagi, et asjal võiks ikka mingi praktiline väärtus ka olema. Mõtlesin, et teeks sinna juurde sellise nagu väikse õppeprogrammi, et kogus kokku selliseid põnevaid loovusharjutusi, mida kõige lihtsamas mõttes saaks kasutada, ütleme selline nagu nutikas õpetaja koolis nutikate õpilaste pealt. Aga siis muidugi mingi hetk ma sain aru ja juhendaja kuidagi ka nagu ütles niimoodi, et see võib natuke keeruline olla, et ühesõnaga ma ei saanud sinna doktoritöösse panna sellist jama. Et siis mind ei oleks kaitstud lastud. Aga tänu sellele sündisid need 2 raamatut. Üks saigi valmis samal aastal 2000 ja teine siis aasta hiljem kirjutasin neid juurde. See on 2000 ja see on 2001 siis. Aga ütleme niimoodi, et miks ma hakkasin hirmsalt piinlikuks tundma, nagu ma enne juba jõudsin öelda, et nende raamatutega ma avastasin sellise inimese nagu keeletoimetaja ja siin ma ütlen niimoodi, et ma olen nagu Jaan Kaplinskilt suure tänuga väga palju asju üle võtnud. Ma ikkagi, mulle tundub, et tegelikult Kaplinskis on ikkagi väga palju veel avastamata või ütleme niimoodi, et temast ei tüdine nagu ära. Aga on üks asi, kus ma võib-olla nagu polemiseeriks temaga, see on see, et selline, mulle nagu mõnes mõttes meeldib ka, et on olemas selline karm reeglitele vastav eesti kirjakeel. See on lihtsalt üks hääl kogu selles akordis. Ja teinekord ma tahaks seda nagu kasutada, mitte alati muidugi. Aga ütleme niimoodi, et kuna ma hakkasin nagu piinlikkust tundma nende raamatute kohta, siis nad on kuskile keldrisse lükatud, ega tegelikult, kui sa poleks küsinud, ega ma siin vabatahtlikeks kaasa toonud. Ma küsin seda, et aga kui sa neid tegid, et sinu ütleme selline kokkupuude eksperimentaalkirjandusega a la Oulipo, a la Ernst Jandel, konkreetne poeesia, et see visuaalne poeesia, Raul Meelt tuntakse ikka siin Eestis. Ja loomulikult. Et sa tundsid seda tausta? Joo, ikka. Perekki? Ütleme, Ernst Jandlit juba toona viletsa internetiühendusega sai ikka suurest internetiavalustest neid faile alla laetud ja Oulipo muidugi on ju väga tuntud märk. Aga ütleme selle kohta niimoodi, et see eksperimentaalkirjanduse tuhin läks mul mingi hetk üle. Aga praegu ma tunnen, et siis kui ma hakkasin avastama sellist Eesti vana kultuuripõhja ja ma leidsin suure üllatusega, et kui palju on kasutatud näiteks rahvameditsiinis tähemüstikat ja kõiki selliseid hullusi. Too mingi näide. Üks näide on kirjas raamat käes. Siin on ainus pilt, mis selles raamatus on nüüd Kodavere kihelkonnast pärit üks roosiloits. Roos oli selline
huvitav asi, noh, olid niisugused spetsiaalsed roosiastrid, eks ole, olemas ja ainus pilt, mis siia sisse sai, ma võtsin siis folkloristidelt ja siin on ühesõnaga no üks kirjutamise näide, kuidas on kirjutatud ühte palindroomi nagu üks täht ja ta on kirjutatud niimoodi üksteist segi läbi, nagu keegi oleks mingeid allkirju kirjutanud. Aga noh, selliseid näiteid on veel ja mulle hakkas nagu tunduma, et tegelikult see meie selline Eesti vana rahva pärimus on üsna lähedal sellisele eksperimentaalkirjandusele, aga vaata selle silla loomine, no see on kaunis suur töö, eks ole. Aga mulle tundub, et see eksperimentaalkirjanduse vaimustus ei ole minust mitte kadunud, vaid on lihtsalt ilmselt mingi hetk tuleb välja mingite teiste allikate kaudu. No sa ju osalesid ka see Olematute raamatute antoloogias Kiva kirjastuses Paranoia. Seal oli sul vihikukene. Et minu kokkupuuted tegelikult ongi Valduriga ainult see lingvistiline mets ja siis see Olematute raamatute antoloogia. Mis mulle absoluutselt muidugi ei meeldinud, aga... Jah, nõus. Mulle ka ei meeldinud. Ja see ei olnud, pean ütlema, väga vabatahtlik, aga samas... Et Kiva lihtsalt lõi jalaga ukse maha ja ütles, et kirjuta need raamatud. Jah, aga ei, ma võtan see süü ikkagi enda peale, et ma olen nagu nõus, et ma olen kirjutanud igasuguseid asju ja see Olematute raamatute antoloogia, vähemalt see minu tekst, ma tundsin, et see ei ole nüüd päris see, milleks ma ilmselt oleks võib-olla võimeline olnud, et see on selline halb näide. Jah, ma mõtlesin ühe korra selle peale, et mida ma ei talu eksperimentaalkirjanduse puhul, kui ta on igav. Seda ta ei peaks olema, et ta võib olla kõike midagi muud. Ma ütlen, kes ma tõesti naudin mingid asju, et ma ei saanud üldse aru, miks seda vaja teha on. Aga see selleks. Nii, nüüd siis need teadusraamatud, järgmine siis etapp. Et võtame niimoodi täiesti läbi, et siis on nagu põnev, et ma lihtsalt saan teada ka. Ma tegelikult ju tahangi teada. Sellepärast ma kutsungi. Nii, järgmine siis raamat nendele kahele siis järgnes peale 2001. aastat. Jah, siis oli veel mingisugune selline kummaline raamat nagu Kirsiõie turundus. Mida ma ka nagu väga hea meelega enam nagu ei tooks välja. Aga see on olemas sul kuskil käides? Tähendab, minul enam ei ole, aga seda sai vist Fontuse kirjastus andis välja. Ja tegelikult see oli mingi hetk, kus ma kuidagi olin see Pärnu turunduskonverentsiga seotud ja ütleme sellest ühest ettekandest sündis mul selline mini-essee, mis sai nagu raamatu kaante vahele pandud. Aga ütleme, see selline tänapäeva kultuuri lahti muukimise vaimustus minust natuke nagu lahtus, et mingi hetk ma sain aru, et kõigega ei jõua nagu maailmas tegeleda ja hetkel mind võib-olla huvitav ikkagi see, mille kohta võiks tõesti heas mõttes öelda kirjandus. Mille kohta võib öelda heas mõttes kirjandus? Heas mõttes kirjandus on see, mis ütleks niimoodi, mis sünnib nagu sinu seest. Et vaata, ütleme, kui sa oled hea inimene, keegi annab sulle 1000 eurot ja sa oled nii hea inimene ja sa annad selle mulle. Ja sul on kindel nägemus ja sa ütled, et kirjuta mulle selle eest üks raamat. Ja mina hea meelega kirjutan ka, sest ma tahan seda raha saada, eks ole. Ja võib-olla tuleb päris hea asi välja. Aga ma ütleks, et see ei ole kirjandus. See on projekt. Et kirjandus on ikkagi see, mis, kui sa hullud kuskil metsas või niidad heina või ja kuidagi ta nagu, tuleb sul üles. Vajab nagu natuke hulluks või. Mina olen seda tüüpi inimene, kes armastab ennast nagu segi mõelda. Ma isegi ei oska nagu paremat mida see tähendab, see segi mõelda? Kas see on nagu patoloogia, et kõik neid inimesed, kes su lähedal on, peavad siis nimest hoidma eemale, sest et sa võid käituda täiesti eriskummaliselt või mis see on? Ei, see ei ole, aga ma olen nagu maalaps ja kasvanud sellises tüüpilises nagu Lõuna-Eesti talus, mis ei ole küla, vaid on lihtsalt selline nagu talu metsade ja heinamaade vahel. Ja kuna minu vanem õde oli 4 aastat vanem ja noorem õde 10 aastat noorem, siis tegelikult ma kasvasin suurelt osalt nagu üksinda. Ja kuna mul oli väga elav fantaasia, siis lasteaias me ei käinud, laps nagu lükatigi hommikul uksest välja ja kuidagi ta pidi ise endale nagu tegevust otsima. Ja siis ma sain esimest korda aru, et mõtlemine on selline nagu mõnes mõttes selline nagu narkootikum või ma ei oska nagu öelda, see on nagu paha sõna, aga kuidagi sealt ma sain nagu aru, et kuidagi mu keha on nagu selline, et see hakkab produtseerima molekule mingisuguse hea mõtte peale. Ja mulle meeldib nagu mõelda ja see on tunne, kus mul on selline tunne, et minust see tekib mingi teistsugune jõud. Ja selle pealt nagu sünnib minu arvates nagu kirjandus.
teinekord kirjutavad muidugi romanusi ka ja see on nagu paratamatu, aga ei ole mingit teist meetodit kui see, et kui sa tunned selle mõtte ära, mis paneb sind nagu püsti hüppama või tunned, et katused on natukene sõitma. See meenutab seda, et ma kunagi Sveniga nagu rääkisin sellisel teemal nagu, et kõik kirjanikud nagu mingis mõttes nagu põevad seda maniakaal-depressiiv nagu mingit seisundit. Et kui nad on depressiivsed, siis nagu nendesse tõmbub, siis toimub see protsess, et sa nagu selles mõttes, et kõik see on see, et sa seadistad ennast. Ja siis maniakaalne tähendab siis seda, et sa nagu töötad kõik välja. Ja ta tõi päris huvitava näite, et kirjanduses, et näiteks, et Kaplinski oli mingi liiksa hetkel hakanud antidepressante tarbima. Ja seda ei tundnud mitte midagi. Ja ta on ise kirjutanud. Jah, just. Et see on see, et mingit loovust enam nagu ei ole. Ma ei tea, loovus jutumärkides siis või. Et me ütlesime, et see on huvitav, et sa praegu nagu räägid sellest, et sa käid siis seal. See on selles mõttes väga põnev teema, ma võin sellest väga pikalt rääkida, ma ei kavatse seda hetkel teha, aga tegelikult ütleme. Meil on kella 2 et ütleme seda diagnoosi nagu maniakaaldepressiivne psühhoos enam ei kasutata, kuna see on liiga maniakaalne, liiga depressiivne. Kui sulle pannakse siia diagnoos, eks ole, sa oled juba selle sõna pärast nagu endast väljas, eks ole. Nüüd öeldakse pehmemat, öeldakse bipolaarsed häired. Ja kui ma mõtlen kogu selle oma, selle teadustöö peale, siis üks hästi suur valdkond on, et on üritatud leida seoseid erinevate psühhopatoloogiate ja loovuse vahel. Ja tegelikult enamik neist ei ole nagu vett pidanud. Kunagi oli see, et skisofreenia, eks on hästi loovseisund. Tänapäeval keegi üldiselt niimoodi ei arva. Aga üks diagnoos on jäänud sõelale ja see on see sama, bipolaarne häire. Ehk siis lihtsas keeles öeldud see, et inimene, kes on mõnikord energiat täis, magab vähe, töötab palju ja siis mingid perioodid, kus ta kukub täiesti ära. Ja selle väike vend on tsüklotüümne häire. Maniakaal-depressiivne või see bipolaarne, ta on nagu päris pikalt, kuu-2 ühes faasis ja siis teises. Aga selline tsüklotüümik, temal võib ühe päeva jooksul olla selline hästi kõrge energianivoo ja siis jälle hästi madal. Ja huvitaval kombel on tõesti väga palju töid, kus on näidatud, et seal on selge seos. Aga ega seda põhjust keegi täpselt ei tea. Ma ise arvan, et siin on üks oluline asi, mis kirjanike puhul ilmselt nagu mängib nende kasuks on see, et kirjanik ikkagi peab kõik nagu läbi elama. Ja sellisel bipolaarsel inimesel tema see tunnete diapasoon on hästi lai. Ta oskab midagi võtta hästi negatiivsest poolest ja midagi hästi positiivsest. Ja lihtsalt puhtalt see nagu emotsionaalne rikkus tegelikult annab talle väikese eelise. Aga ma arvan ise, et see ei ole kogu tõde. Võib-olla, jah, okei, sellepärast, et nii, aga me nüüd jõudsime sinna, et mis see siis järgmine oli. Et selles mõttes, et peale seda raamatut, et. Ja siis tuligi see fisika, mis seal peal on. Teoreem. Jah. See on ka üks paha raamat, et jälle hea meel on seda kuskile kaasa. Eelmine kord oli ka nagu, et Servi Nõunapuu rääkis ka sellest, et ma olen nii palju igast jama kirjutanud, et see on lihtsalt. Ma arvan, et see on nagu kirjanikul üsna selline, kõik on nüüd tema lapsed, eks ole. Tegelikult armastad neid kõiki ja samas mõni laps on ikka ei ole ta vihale ka, eks ole. Kogu aeg sevib sul jalus. Kas ei ole nii, et kui ei oleks neid eelnevaid raamatuid, siis ei oleks ka seda praegust lingvistilist metsa? Mida mina arvan niimoodi, et see on kõik areng ja järk-järgult tulebki, et alati on see esimene ju nõrgem kui järgmine ja siis on nagu tagasi vaadata natukene nii, et võt nüüd ma poleks seda kirjutanud, aga muidu poleks ju järgmist. Jah, sellega vist tuleb nõus olla, et see on tegelikult väga lihtsalt öeldud nagu selle asja iva ära, et ise küsimus on see, et kas kõik peaks nagu välja andma või. Muidu ei tule seda bipolaarset rahunemist ju. Jah, see on täpselt, mida Kaplinski on öelnud, et sa kirjutad endast ära ja kui sa oled selle raamatu valmis saanud, sa tõesti nagu kuidagi rahuled maha ja sa oled nagu vaba uute asjade jaoks. Et see on selles mõttes tõesti ikkagi nagu paine ka natukene. Ja siis selle raamatu häda on sees, et seal on koos 2 lugu, üks neist on väga hea ja teine on väga halb. Et kuidas nüüd vaadata? Mis nüüd hea on ja kas jänesekapsa teoreem on hea ja nõiateoreem on halb? Ja täpselt nii ma arvan. Kuigi see hea ja halb kriteerium on ka muidugi hästi suhteline, aga mul on kunagi selline väike unistus, et kuigi ma olen esseistikat hakanud kirjutama, tunnen, et see on nagu minu ala, ma kunagi tahaks ikkagi ühe romaani kirjutada. Ja mul on ainult üks kogemus, kuidas
vaat romaani kirjutamine on selles mõttes huvitav asi, et vaata, ta hakkab sind ise nagu kandma. Ma tundsin selle, lühiromaaniks ei saa seda nimetada, see on ikkagi novell. Aga aus vastus on ju see, et kui kirjanik hakkab kirjutama, tal pole, ta ei tea absoluutselt, mis asi sealt nagu välja tuleb, see selgub hiljem alles. Ja romaaniga selles mõttes on see huvitav tunne, et sa muidugi avad selle järgmise ukse ja järgmise ukse ja järgmise ukse, see on nagu jube põnev. Vaata, esseistika on selles mõttes niisugune tänamatu töö, et see on niisugune hirmus murdmine. Et esseistikat saab kirjutada, mina kirjutan esseistikat nagu mõttepäeviku pealt. Et ma olen niisugune nagu grafomaani tüüp, et ma kirjutan igasugust jama üles ja mingi hetk hakkan seda jama sõeluma ja katsun siis välja noppida need asjad, millest võiks asja saada. Aga see on selline hirmus vaevarikas. Et romaani on nagu väga mõnus kirjutada, aga ütleme niimoodi, et see on selline unistus. Ma tean, et ma ei ole romaanikirjanik, aga inimesel võib olla unistus. Aga ma eile kuulasin Müstilist Venemaad ja tuli välja, et Bulgakov ja meister Margarita on Stalini tellimus. Et on mingid uued sellised kirjandusteaduslikud suundumused, et Stalin olevat tellinud ta käes selle asja. Ja Stalini hüüdnimi oli olnud partei Ladvikus meister. Nii et võib-olla on vaja, et võim sind kuidagi nagu selles mõttes niimoodi kõnetaks. Toomas on kirjas helistab ja ütleb, et ole hea, et kirjuta hõbevalgel 2.0. Ja siis, nagu ma aru saan, peale seda teoreemi tuli metsik lingvistika. Siis tuli metsik lingvistika, jah. Vot selle metsiku lingvistikaga, et oli selline lugu, et mingi aeg ma töötasin ravifirmas, ühesõnaga, mis põhjusel me ikka niisugust hirmsat tööd teeme, et raha pärast sai seda tehtud. Ja siis juhtusin ikka kole lugu, et kuidagi firma läks halvasti, mind koondati ära. Ja tänu sellele, et mind ära koondati, maksti koondamistasu ka, mitte just kuninglikult, aga ütleme niimoodi, et sai nagu paar kuud kenasti ära elada. Ja ma mõtlesin, et põhimõtteliselt ma ei otsi endale uut tööd ja kirjutasin, see mustade kaantega, see metsik lingvistika on suhteliselt napp ka. Mul oli see materjal nagu enne olemas, aga mul oli vaja seda paari kuud, et ma saaks nii-öelda selle ajajooksul seda kokku kirjutada. Ja see oli minu jaoks nagu esimene kogemus, et sa ei käigi tööl ja sa oled nii-öelda kirjanik. Ja siis ma sain aru, et tegelikult, mis on selleks vaja teha, et olla kirjanik ei ole mitte midagi muud vaja, kui sa lihtsalt oled sellele pühendunud. See tähendab seda, et mina kirjutan hästi metoodiliselt. Ma istun kell 9 või kell 10 hommikul arvuti taha ja töötan kella 5. Selles mõttes nagu töötab kapitalist. Ja mina suudan seda teha, mul on nagu piisavalt enesedistsipliini. Aga ütleme niimoodi, et seda ei saa võib-olla mida aastaid nagu järjest teha, mingid perioodi, siis tahaks kuidagi nagu mõistlikult jälle elada. Et nüüd ma nagu tean, et mis on selle hind, et kui sa kirjutad raamatut. See hind on see, et sa kirjutad raamatut ja sa mitte midagi muud ei tee. Ma lihtsalt ei ole leidnud nagu teist meetodit. Ma saan aru, et me praegu kohe jõuame peale seda metsikat lingvistikat tuleb tegelikult see lingvistiline mets on ju. Et räägime nüüd natukene nendest näitajatest ka nendest numbritest. Et nagu ma aru saan, need eelnevad raamatud kõik, lingvistiline mets nagu Wikipedia väidab, et 3000 on täis müüdud, et 4000 vist käib. Et selleks, et topis on ta passinud seal juba aastale. Niimoodi on 10 hoopis kindlasti täis. 10 000 juba kindlasti täis selge. Krooni mõistes oled sa nagu miljonär. Ainus hea, mis ma muidugi tegin, et ma nii-öelda pöördusin kirjast. Aga sellest me räägime pärast sellest sinu meeletust eduraamatust, aga ikkagi, mis need on nüüd nagu tähendanud, et ma ütlen, et päriselt ka, et ma näen neid esimest korda ja ausalt öeldes ma isegi, said nad nagu, mis nad nagu tähendasid? Ütleme niimoodi ausalt, et kõik need ei kahjumisse, aga kuna Kultuurkapital toetas nende väljaandmist, siis selles mõttes on nii 50-50. Ja kas see metsik lingvistika? See metsik lingvistika oli kuidagi juba, sellest räägiti päris palju. Ma ütleme, see oli selline friigi kirjandus. Ma arvan, et seda metsikut lingvistikat enne selle uue raamatu ilmumist, ma arvan, et oli lugenud umbes mõnisada inimest, mitte rohkem. Selle tiraaž oli 1000, ta oli 4 aastat müügis, lõpuks hinnati alla ja tõsteti ära, nii nagu see raamatu saatus siin Eestis on.
ja hiljem ma arvan, on neid inimesi, kes on seda lugenud jah, natuke rohkem, kuna see uus raamat sündis ikkagi vana põhjalt. aga noh, ega me siin jõuamegi selleni, et mõnes mõttes mul see uus raamat või ikkagi elu nagu täiesti sassi, et mul läks tükk aega enne, kui ma need näpud sahtli vahelt nagu kätte sai. Et esiteks ma põdesin tükk aega seda, et see metsik lingvistika, või vabandust, lingvistiline mets, et ta oli liiga isiklik, et temast oleks võinud saada bestseller. Ma mõtlen ausalt, et kui ma oleks teadnud, et ta hakkab niimoodi levima, ma ei oleks ühtegi rida kirjutanud näiteks Välgimetsadest. Mõnes mõttes on ikkagi see nagu minu kodumets, võiks öelda. Ma tundsin, et ma tegin sellise nagu kuriteo. Et minu arvates on asju, millest ei tohi laias ringis rääkida. Või mitte ei tohi, vaid ütleme, et põhjast lihtsalt ei räägitakse. Aga hea küll, hiljem ma sain sellest üle. Ja siis ma mingi hetk muidugi tundsin, et ma jõuan nagu üritustel käia. Et ma tegelikult töötasin siis läbipõlemise piiri peal. Ja õnneks tuli suvi vahel, et ütleme, et Eesti suvi päästis, et praegu ma tunnen, et ma ei ole täitsa heas vormis, aga suvel ma ei oleks siia tulnud või ütleme kevadel. Ma lihtsalt ei oleks jaksanud. Ma küsin nüüd seda, et see sama jälle, et selle metsiku lingvistika ja lingvistilise metsa vahel jäi siis mingi aeg nagu põhimõtteliselt, et sa nüüd otsustasid ära, et mind on ära koondatud, et ma nüüd hakkan kirjanikuks, laitmatu kirjanikuks olemise staatuse juurde kuulub lihtsalt see, et ma pühendan ennast laitmatult kirjandusele, et semmoselt ja nüüd on mingi aeg, et selles mõttes, et nagu, et mis see tähendas, et selle lingvistilise metsa sa kirjutasid siis peale seda nagu, kaua sul aega läks selle peale üldse? Ütleme niimoodi, et ütleme, praktilises mõttes ma ikkagi läksin tööle, aga ma läksin tööle poole kohaga, et ma töötasin geneetikuna päris mitu aastat nagu biotehnoloogia firmades. Ja ütleme, teenisin leiba oma selle bioloogi diplomiga, aga teadlikult jätsin endale siis natukene aega, et mul oleks aega kirjutada. Ja ütleme niimoodi, et ma kirjutasin seda 4 aastat. Tegin päris kõvasti tööd. See on 10. versioon, mis ilmus. See ei olnud taotluslik, aga mingi hetk ma just vaatasin, palju mul neid salvestatud musti käsikirja oli ja kokku oli seda siis 2000 lehekülge musta teksti. Et ütleme nii, et tööd sai kõvasti tehtud. Kas sa oled perfektsionism muidu ka või? Ütleme niimoodi, et see on nüüd väga valus küsimus, et ma olen selle ajal kõvasti kannatanud ja miks, eks ole, et mina olin koolis 5 mees. Ma olin ikka oivik ühesõnaga. Mitte ainult tegin sporti ka ja olin selline, ütleme, tegin nagu kõiki asju, et ma ei olnud selline kuivik. Aga selles mõttes jah, et